kui me siin juba armastuse teema ja kõik selle valentiinipäev ja naiste peal oleme. Tead, mis ma tegin? Armastusest rääkida. Siis ma vaatasin saadet Armastus. Nii. Sa ole vaatanud seda? Vaatasime. Sa vaatasid? Kodus ühe osa, esimese episoodi, jah? Ja te alustasite. Ja ma pole rohkem jõudnud. Ei ole või? Aga on bänger või? No lihtsalt ma ei... Nagu... ma isegi tea, kust alustada. Alusta kuskilt lihtsalt. Ei, tegelikult, ütleme niimoodi, vaata, nagu sa tead, vaata, ma olen väga kauge nagu filmi ja tele nagu asjadega. Ei ole, sa oled ju telesaates. Ei, nüüd ma mõtlen, et nagu, et ma ei ole kunagi nagu väga jälginud, vaata. Okei, nii. Et no kui ma mingi eelmise aasta suvel vaatasin esimest korda mingit Võsapetsi episoodi, siis see nagu juba näitab minu taset, noh. Keegi palun siin sekkuge kirjamas korras. Saate aru, vaata. Aga okei, nii. Siis ma mõtlesin, Savi, et tavai, et seal mingisugused inimesed, keda me siis tunneme, on siis näitlejad, et sai, et vaatame. Ja esimene episood tegelikult oli isegi nagu okei, kui sa mäletad. Absoluutselt, mulle et seal oli nagu päris nagu selline mingi, mingid võib-olla teen spoilerid, kes tahab actually vaadata seda siis, nii et pange valmis, aga see nagu esimene episood oli täitsa fine, siis ma olin okei, et nagu tavai, et siis vaatame edasi, mis seal toimub. Nii. No ja siis kuidagi teine episood Läks lappesse. No läks lappesse. Seal, ja vaata, asi on selles, et isegi see vaata, seal olid võib-olla vaata saate poole pealt sul on nagu veidi riski vaata teha, et sa võtad inimesed, kes võib-olla esimest korda näitlevad. Absoluutselt. Desiree on selle samas. Kus Desiree vaata tegelikult see viimane kord siin me panime puid talle vaata. Vabandas ka väga. Ma loodan, et ta vabandas selles mõttes ka nende artistide ees. Ja, see selleks, ühesõnaga. Kui juba vabandust, siis on safe. Aga lihtsalt see, et vaata, ta oli seal sellise Elisabeth vist seal näitleb, et kõik vist, nagu ma arvasin, esimest korda näitlesid, siis on võib-olla päris riski muu vaata seda teha. Aga seda arvus nagu Mummu isegi nagu ta fitis nii fucking ideaalselt oma rolli. Sest ta mängis ise ennast. No mingil määral küll vaata, et selline nagu ta oli selles Elu 24 vaata, et see on mingil määral äkt, aga samas ta ikkagi seal saates ta mängis suht samasugust nagu ta oli seal Elu 24. Eks ta mängis ise ennast? Ei, ta ei ole tegelikult, sa tead isegi, ta ei ole tegelikult nii selline nagu ta on, vaata, ta oli seal, aga lihtsalt asi on selles, et nagu, et tead, mis nüüd ma mõtlen, et ta mängis seda armastuses, seda sellist veits toksikusega üle oleva rolliga naist, et see võib-olla äkki võitis liialt palju päriselu üle, saad aru? Ja sellepärast äkki ta oligi selline seal. Ja seda filmiti ju suvel. Ühesõnaga, et ta nagu, aga ta sobis väga hästi sinna rolli. Ja siis mis kõige üks asi ka, mis ma ütlen, et nagu selliste Eesti asjade puhul on, et vaatad mingit seriaali või mingit mis iganes asja on ja siis sul on ühes stseenis mingi kõik näitlejad või kõik, kes seal stseenis on, sa oled mingi, see on mu klassivend, see on mul see on mul väga hea, temaga ma olen videosid teinud, see on mu kolleeg, nagu reaalselt seal oli selline nagu, seal oli see case. Aga saad aru, nagu teine episood nagu, bro, ma ei saa aru kuidagi lihtsalt kas nagu lihtsalt kuidagi nagu see skripti pool nagu oli mingi me ei viitse enam. Nii lappes. Ei, no ma ei tea, seal oli nagu siuke, et vaata Paia oli ka seal ja see lisa, ma ei tea, ma ei mäleta, mis ta see karakteri nimi oli, see põhiblondtüruk ja siis Paia seal mingi chillisid, Paia tellis endale kullerit ja ta tahtis kulleriga magada ja teha lapsi, et kuller teeks talle lapsi, mis on nagu veider. Paialik. Paia, kui see oli väga hea seal sellest, Paia mängis Paiat. Paia mängis Paiat. Esimesed osas küll ma nägin, jah. Ja edasi oli veel hullem Paia nagu selles mõttes. Ja siis oli see veider, et kuller tuli, ja siis see kuller oli mingi sellest esimesest episoodist see teenindaja, ja siis see Elisabeth oli mingi, et pohhu, ma suudlen temaga ja siis põgenen ära temaga. Ja jättis Paia üksi. Ja siis läksid minema, läksid mootorratta peale, tüüp võttis oma mingid asjad, mingi kuradi konservid ja läksid rappa. Mitte kuller, vaid see kelner, sa mõtled? Ja kelner, aga ta oli kuller ka. Ta oli kuller ka? Jaa. Jah. Hunt kriimsim, kurat. Ja siis oli nagu, sa oled mingi, okei, mis nüüd juhtus, te olete literaali mingi 2 sõna vahetanud, vaata. Nagu...
see ongi, Andrei, see on armastus äkki esimeses silmapeal, kus sa lähed, sind võtab üle, kõik need tunded võtavad sind üle, Andrei. Ja siis sa oled valmis minema kohe. Ma ei tea, ma ei tea. Ei no lihtsalt ühesõnaga, see oli nagu nad läksid mingi motiki peal, panid kuskile minema, vaata. Ja nad läksid rappa, aine. Ja siis ma tegin sulle screenshoti. Ta jõuab rappa, aine, siis mis ta on siis Seemani, Sepo Seemani poeg, ta oli see näitleja seal. Ja siis ta jõuab rappa, aine. Ja ta on see motikaga, tahab nagu seda motikat nagu ära peita, aine. Ja siis palun vaata, kuidas siis see on 101, kuidas tuleks seda motikat siis peita, kui sa lähed rappa. Nii, vaatame. Viskab selle sinna rappa kuskile sinna sisse. Vaata seda nüüd. Mis asi see on? Mis asi see on? Iga vend, kes seal läbi tuleb, on mingi, et... Ma ei näe seda. Kus kohas see motikas on? Seda ei leia üles. Ei, no ei leia. No. Kas te näete, head vaatajad? Mina ei näe mitte midagi. Mina ei näe mitte midagi absoluutselt. Ja siis oli lihtsalt sealt edasi minna, see oli siuke case ka, et ma lihtsalt... Ma saan aru, et seal Elisabeth mängis sellist veits mingi spoilt nagu seda mingi sellist... Spoilt pätt või? Ja sellist, no kind of. Okay. Enam-vähem vaata, kes tahtis põgeneda kõik. Kas ta esimeses osas, teda ei olnud väga palju vist? Vahepeal nagu uuges seal on ju. Ja siis ta on mingi, nad jõuavad see, kus on nagu rabasad see väike tee on ju. Ja siis ta jõuavad sinna päevast on ju. Ja siis on no cap, ma kirjutasin skripti välja. Elisabeth küsib siis, et mis asi see üldse on? Raba või? Raba, mille kohta küsis? Ja siis see poiss ütleb, et mis asi? See kõik näitab raba peale. Ja siis see mähkra vastab, et see on raba. Raba. Selline see siis ongi, jah. Nii kuidagi selline ilus ja lage. Ja see on no fucking cap. See on see, mis seal sees oli. See oli skript. Kas nagu, ja siis see poiss hakkas seletama, mis asi on raba ja mis seal kasvab ja miks seal puid ei ole ja. Miks see võiks olla, et mis asi see on? Ei, ma jääb ka mulle nagu müsteeriumiks, aga oleks võinud olla see, toon ühe näite, lihtsalt toon ühe näite, Andrei, kas oleks võinud olla näiteks see poiss ütleb siis tüdrukule, et ma ei mäleta, mina ei tea, mis ta karakteri nimi oli. Ma ei mäleta. No ütleme, et ta oli... Tüdruku nimi oli Sandra, nüüd tuli meelde. Sandra. Aga poissi ma mäleta. Ütleme, et Sandra, ma tõin siit kohta, mis tähendab mulle väga palju, mingi bla bla bla. See on koht, kus ma käin oma mõtted mõtlema. Ta kind of tõiga, see oli pärast nagu. Okay. Aga see on mingi, see on raba. See on mingi... Mis asi see veel on? Küsis, et... Ta mängib seal põhimõtteliselt nagu ikka abiturienti või nagu siuke 19, ma eeldan. Koolis. Nagu, kui sa oled abiturienti, sa tea, mis asi on raba, siis on nagu veits nagu... Hästi või? Veits veider. On. Aga mis on tore, sa ütlesid ka, et on hästi palju nagu mingid siukseid, mingitel hetkedel vaata, et näitlejad on vaata kogenematud. Et mis on tore, et nad on saanud mingisuguse nagu võimaluse teha mingit siukest asja. Et see annab ainult nagu väga palju juurde. Aga vaata, asi ongi selles nagu, ma päriselt ütlen, mulle tegelikult meeldisid kõik need tüübid, kes seal olid ja nad kind of fitisid päris hästi, vaata kõik nagu oma rolli, aga lihtsalt see nagu, vaata, sa ei saa midagi väga teha, kui on selline skript ette kirjutatud sulle, et mis asi see on? See on raba. Nagu saad aru või? Keeruline. Ja siis on lihtsalt see, et see nagu kogu see case seal nagu nende vahel oli ka nagu nii nagu kuidagi veider, et tüübid räägivadki mingist sellistest asjadest, ta ongi mingi omavahel mingi 2 sõna rääkinud ja siis mingisugune 3. episood algab niimoodi, sorry jälle spoili eest taga, et mingi, et see Sandra küsib siis selle poisi käest, just ärkavad vaata telgis ja siis see Sandra küsib poisi käest, et kuule, kas ma meeldin sulle ikka või? Nii, jaa. Ja siis poiss on mingi, jaa, jätkuvalt. Nagu, kes see räägib päriselus niimoodi? Nagu, sa tunned inimest 1,5 päev võib olla. Sa mingi, kuule, kas ma meeldin sulle või? Ja 1,5 päeva hiljem ja ta ütles talle, ja poiss ütles talle, et ta armastab teda. No kui sa 1,5 päevaga hakkad
juba avaldad armastust, siis on natukene siuke tunne, et kurat, vist on lihtsam lahkuda. Kirjamas korras, hästi kähku kirjad kuskil ära. Seal on nagu see case ka, et nagu, et kuidagi nagu sellist intiimsust ka nagu väga ei olnud või nagu nad seal mingi, nagu nad musutavad, nad teevad nagu mopsu põhimõtteliselt kogu aeg. Aga nagu siuke full on nagu sellist päris embamist ja sellist mingi ala suudlemist ja mingit sellist vaata väga ei ole. No. Et see nagu, bro, kas sa oled nagu siis koos või nagu, või what are you fucking doing? Aga Andrei, see on võib-olla ka sellest tingitud, see on lihtsalt uitmõte võib-olla, et vaata, kui sul on siuksed näitlejad, kes ei ole nagu võib-olla päris näitlejad, kes lihtsalt teevad seda asja esimest korda, kes tahavad saada näitlejaks, võib-olla nad ei ole valmis sellisteks asjadeks ja ei ole nõus siukeste asjadega tegelema, sest nagu me aru saime, ega Greta ka ei olnud nõus seal väga midagi tegema. Aga vaata, Andrei, samamoodi meie informatsioon, et samamoodi see siis need kaks, see näitleja, see poissnäitleja selline Seeman, ta vist olevat tegelikult ka suhtes. Aga see on näitleja. Aga see ongi, vaata, aga see ei sobi paljudele, vaata. Ära tee siis, noh. Täpselt. Aga lihtsalt seal nagu see ikkagi nagu, see lihtsalt nagu annaks nii palju, nagu ma usuks seda asja rohkem. Ma ei usu, ma vaatan seda, ma mingi, nagu see nagu... Et võib-olla päris elus toimiks teistmoodi tegelikult. Ja ma räägin, aga ma näitlejatega üldse vingu. Mul tegelikult meeldis suht enamus seal. Mõned olid veits kaheldav. Aga nagu lihtsalt nagu, sa ei saa midagi teha, kui sul on selline skript ees, kui see on raba, vaata. Ei, see on aus. Et nagu, ja siis oli Mummuga oli ka üks lõputus ja üks väike olukord mingi, et seal, ta oli siis Marko Matvere oli siis oli siis põhivend ja kellega tema siis nagu suhtes oli. Ja siis oli üks case, kus nagu siis ta nagu läksid voodisse ja siis ta viskas Mummu nagu pikali, Mummu läks niimoodi pikali. Ja siis see Kuldar oli siis selle venna Marko siis karakteri nimi, ta hakkab seal mingi tegelema, siis see Mummo on mingi Kuldar, kuule, kas sa võiksid arsti juures ära käia? Siuke vaata, Kuldar. Kes see räägib nii? Kallis. Mõtle, sa nagu viskad mingi neiu pikali voodisse, üli nagu passionately. Ja siis sa lähed talle nagu pead nagu niimoodi näo, et ta mingi Robin. Mida sa teed? No? Käi arsti. Wow. Peaks minema too. Ühesõnaga mingid asjad, mis ikkagi nagu natuke naljakad, aga muidu üldiselt... Ei, no üldiselt on see, et nagu, kui ma juba 4. episood olen ära vaatan, siis ma pingutan lõpuni ka. Muidugi, vaadake armastuse saadet siis ja andke teada, kuidas teile meeldib. Ja kui jälgist nagu ongi, ma räägin, mul näitled tegelikult väga meeldisid lihtsalt kuidagi ja see natuke kuidagi nad skripti poole pealt väsisid ära.